Iraan ehitas õhujõude 47 aastat. Nad ei loonud tugevat jõudu, vaid midagi, mis võimaldaks neil oma territooriumil väikestes piirkondades õhu ülekaalu hoida. Aga seda ei juhtunud. USA hävitas 24 tunniga kogu Iraani õhujõu. See kadus. Šokk ja aukartuskampaania on muutnud ka Iraani piloodi lennu enesetapjalikuks. Ja Iraan ei saa selle vastu mitte midagi teha. Kaadrid paljastavad kõik. Max Afterburneri jagatud ja USA keskväe juhatuse avaldatud video näitab üht paljudest USA rünnakutest Iraani vananeva lennukipargi vastu. Mornilt ja üksinda lennuväljal seisev Iraani hävitaja hävitatakse silmapilkselt. Ja seda on juhtunud korduvalt üle kogu Iraani. Iga kord, kui USA ründab mõnda lennubaasi, lähevad Iraani lennukid leekidesse. Ja asi on jõudnud sinnamaani, et Iraanil pole õhus enam sisuliselt mingeid võimalusi. Nad ei saa lennukeid saata, et võidelda Ameerika ülekaaluka jõu vastu. Need vähesed, mis neil olid ja mis oleksid suutnud vastu hakata, on kadunud. Alles on jäänud vaid õhujõudude riismed, mis on aastakümneid ajast maha jäänud. Selgitame seda paari minuti pärast, aga enne seda räägib Afterburner, mis toimub praegu Iraani õhujõududega. Nad hävitasid Iraani õhujõud, rünnates baase nagu Tabriz, ütleb Afterburner. Veelgi rohkem F-4 Phantomeid ja Su-22 ründelennukeid hävitatakse, peamiselt maaründelennukeid. F-14 Tomcatid, F-5 Tigerid ja droonibaasid hävitatakse enne, kui midagi jõuab üldse liikuma hakata. Praegu ei tõuse sõna otseses mõttes mitte miski õhku. Aerotime teatas, et Iisraeli õhujõud kinnitasid Iraani F-4 ja F-5 hävitamist Tabrizi baasist, kui need valmistusid õhku 5. Isegi Iraani piloodid, kes olid valmis enesetapumissioonile USA ja Iisraeli vastu, ei jõudnud kaugele. USA ja Iisrael ründavad ka lennukite õhku tõusmist võimaldavaid rajatisi. Satelliidipiltidel on näha hävitatud laopunkreid Konoraki baasis ja purustatud radarisüsteemi Zahadaris. Need ei olnud juhuslikud rünnakud. USA ja Iisrael tegid koostööd, et halvata Iraani õhuvägi juba enne, kui see jõudis end näidata. Tõenäoliselt olete märganud, et USA hävitatud lennukid on tänapäeva sõjaväe jaoks vananenud. Need on Iraani parimad lennukid, kuid need hävitatakse Ameerika ja Iisraeli pommirünnakutes, mille tulemusel saavutati eepilise raevu ja müriseva lõvi operatsioonide jaoks täielik õhuülekaal. Seda kinnitas ühendstaabi ülem kindral Dan Kane, kes ütles, et USA järgis Iisraeli eeskuju Iraani ründamisel vaid mõni päev tagasi ning et nende rünnakute ulatus on Iraani õhuväe laastanud. USA rünnakud on taganud kohaliku õhuülekaalu. Kane kinnitab, et õhuülekaal parandab meie vägede kaitset ja võimaldab tegutseda Iraani kohal. Selleks pidi USA hävitama nii Iraani lennukid kui ka õhutõrje. USA on mõlemad juba teinud. Iraani õhutõrjest räägime hiljem. USA pommitas Iraani lennubaase nii tõhusalt, et ükski Iraani piloot pole õhku tõusnud. Iraan pole seni 4-päevase sõja jooksul ühtegi mehitatud õhulendu üritanud ja ausalt öeldes oleks iga piloot, kes nüüd üritab õhku tõusta, sisuliselt enesetapumissioonil, arvestades nii nende lennukite vanust kui ka USA saavutatud õhuülekaalu taset. Afterburneri sõnul teavad Iraani hävituslendurid, et F-15 Strike Eagle, F-16, F-18 või F-35 vastu minna on enesetapp. Ameerika pommitamiskampaania on 24 tunniga vähendanud umbes 400 Iraani lennukist koosnenud laevastiku 200-ni. Teisisõnu, see vähene õhuoht, mida Iraan oleks võinud kujutada, on vähendatud poole võrra, enne kui ükski nende lennukitest jõudis õhku tõusta. Ja tundub tõenäoline, et USA on keskendunud suurem osa oma tulejõust lennukitele, mis oleksid võinud endast mingit ohtu kujutada, jättes Iraanile õhujõu, mis on sisuliselt vaid kogumik halvasti hooldatud lennukikeredest, mis on ehitatud aastakümneid tagasi. See ongi õhuülemvõimu näide. USA kavandas selle juba ammu. Business Insider väidab, et USA ja Iisrael tegid sõja algtundidel enamat kui vaid loopisid hävitajatelt Iraani pihta rakette ja pomme. Nad tegutsesid nutikamalt. Nad teadsid, et kuigi Iraani hävitajad kujutasid endast väikest ohtu, oleks ilma ettevalmistuseta sisselendamine siiski muutunud nende paremad lennukid haavatavaks. Kane'i sõnul käivitati 28. veebruaril USA kampaania Iraani vastu mitmekihiliste mittekinetiliste mõjudega, mis häirisid, nõrgendasid ja pimestasid Iraani võimet näha, suhelda ja reageerida.
USA ja Iisrael alustasid küber- ja kosmoseoperatsioone, mis halvasid Iraani õhujõud tundide jooksul enne, kui USA hävitajad Teheraani poole teele asusid. Kane sõnul keskendus USA esialgne mittekinetiline tegevus Iraani juhtimis- ja kontrollkeskustele, raketibaasidele ja luureinfrastruktuurile, et neid uimastada ja segadusse ajada. See toimis. Enne kui Iraan üldse aru sai, mis toimub, oli kuni pool nende lennukitest hävitatud ning õhutõrjesüsteemid, mis pidid neid kaitsma koos teiste oluliste sõjaliste sõlmpunktidega, ei suutnud alla tulistada isegi ühtegi Ameerika või Iisraeli hävitajat. USA välisminister Marco Rubio väidab, et USA alustas ennetavaid rünnakuid ja Iraan peaks valmistuma, sest kõige rängemad USA löögid on veel tulemas. See on viimane, mida Iraani režiim kuulda tahab. Iraani peaaegu kaitsetu õhuvägi muudab uute rünnakute võimaluse hirmutavaks, kui nad veel rususid koristavad. Iraan mõtleb, kuidas see kõik juhtus. Kuidas tema hoolikalt koostatud plaanid USA alistamiseks nii kiiresti lagunesid? Sellele küsimusele on 2 vastust. Üks Iraani õhutõrje kohta ja teine õhuväe seisukorra kohta. Teise vastuseni jõuame videos hiljem, kuid ei saa õhutõrje olukorda Iraani jaoks ilustada. Kogu nende õhutõrjevõrk on täielikult läbi kukkunud ega suutnud midagi ette võtta USA ja Iisraeli ühiste rünnakute vastu. Ja just sellepärast on 10, võib-olla isegi 100 Iraani lennukid praegu lihtsalt kraatrid maapinnas. USA president Donald Trump teatas, et Iraani õhutõrje, merevägi, õhuvägi ja suurem osa juhtkonnast on hävitatud. Trump väidab ka, et Iraani raketivõimekus on vähenemas, mis ilmselt hõlmab ka rakette, mida oleksid tulistanud riigi õhutõrjesüsteemid. Meil on olnud suur mõju. Peaaegu kõik neil olnud on hävitatud ning nende rakettide arv väheneb, ütles Trump 3. märtsil. Dan Kane rõhutas seda punkti, kui ta arutas USA ja selle õhu ülekaalu üle, märkides, et Iraani õhutõrje on nii palju nõrgenenud, et Ameerika piloodid saavad peaaegu karistamatult Iraani territooriumi kohal lennata. Seda näeme USA lennukite tüüpides, mis praegu Iraani lendavad. Asia Times teatas, et USA kasutab nüüd Iraanis B-1 Lancer-pommitajaid õhurünnakuteks, mitte enam B-2 Spirit stealth-pommitajaid, mida varem kasutati. See näitab suurt kindlust, et Iraani pikamaa õhutõrje raketisüsteemid ei ohusta enam mitte stealth-lennukeid teatud koridorides, teatab väljaanne. Lisaks keskenduvad USA ja Iisrael nüüd sellele, et hävitada võimalikult palju Iraani raketiveokeid, et veelgi enam vähendada nende õhutõrjevõimekust. Nõrgemad õhutõrjesüsteemid annavad Ameerika pommitajatele ja hävitajatele rohkem võimalusi, mis viib tõenäoliselt veelgi suurema hulga Iraani lennukite kaotuseni, lisaks neile, mille USA hävitas juba 24 tunniga. Kuidas Iraani õhutõrje nii katastroofiliselt läbi kukkus? Selleni jõuame kohe, kuid enne vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Tagasi Iraani ebaõnnestunud õhutõrje juurde. USA alustas enne rünnakuid mittekinetilist kampaaniat, mis ilmselt halvistas paljud Iraani õhutõrjesüsteemid. Siiski paljastab Army Technology, et on veelgi rohkem põhjuseid, miks need kaitsesüsteemid täielikult läbi kukkusid, ega suutnud teha ainsat asja, milleks nad loodud olid. USA ja Iisrael kasutasid elektromagnetilisi operatsioone, mis oleksid Iraani õhutõrjeradarid välja lülitanud ja takistanud lennukite ning rakettide tuvastamist. See lähenemine ühendati jõulisema meetodiga, kus USA ja Iisrael jagasid vastutust. USA ründas Iraani õhutõrjet, juhtimiskeskusi ja suuremat osa sõjalisest ning logistilisest infrastruktuurist. Iisrael ründas Iraani ballistiliste rakettide stardiseadmeid ja juhtkonda. See tegi õhutõrje poole pealt asja palju lihtsamaks, sest Islami revolutsiooni kaardivägi ehk IRGC oli alles hoidnud umbes 100 õhutõrjesüsteemi, kuid tõenäoliselt polnud neil piisavalt rakette, et neid süsteeme täielikult kasutada. Üks Iraani õhutõrje probleem on paljude kopeeritud süsteemide kasutamine. Jah, Iraanil on mõned Vene ja Hiina õhutõrjesüsteemid, kuid enamik on nende kopeeritud versioonid, teatab Army Technology. Iraani Bavar 373 on odav S-300 süsteemi koopia, mida Ukraina on sõjas Venemaaga palju hävitanud. Iraani Yazar on lihtsalt Hiina HQ-7 pöördprojekteeritud versioon ja midagi sarnast võib öelda ka Iraani Zubini süsteemi kohta. Iraan püüdis vastu astuda 2 maailma tugevaimale õhuväele, õhutõrjevõrguga, mis oli täis teiste riikide tehnika rämpskoopiaid, kuid tulemus oli ootuspärane. Afterburner väidab, et USA'l on Iraanis õhuülekaal tänu paljudele õhutõrjeetappidele.
Ameerika peab oma ülekaalu säilitama, sest mõned maa-õhk raketisüsteemid töötavad endiselt, väidab Afterburner. Nad ilmuvad peidupaigast välja ja lasevad siis raketi välja. USA peab endiselt õhus ettevaatlik olema, sest Iraani õhutõrje pole täielikult hävitatud. Nad olid liiga kasutud, et midagi teha Ameerika 24-tunnise šoki ja aukartuse kampaania vastu Iraani õhujõududele. Sama kehtis Iraani lennukite puhul, mis viib meid teise põhjuse juurde, miks see Iraaniga juhtus. Iraani õhujõud olid liiga nõrgad, et USA jõule vastu seista. See oli nagu Mike Tyson lööks vanale mehele, kellel pole kätt. Seda nägite juba lennukite vanusest, millest alguses rääkisime. Aerotime märgib, et Iraani õhujõududel polnud algusest peale võimalust. Parimate hävituslennukite seas on 65 F4, 41 F14, 35 F5 ja mõned nõukogudeaegsed Vene lennukid nagu Su-24 ja MiG-29. Kui lisada veel tankur ja eriotstarbelised lennukid, oligi see kogu Iraani lennukipark. Riigil puudub ka õhust varajase hoiatuse lennukite laevastik, mis koos tema õhukaitse täieliku läbikukkumisega tähendab, et Mike Tysoni haaklöök oli kui ootamatu hoop otse Iraani kuklasse. Vana õhuvägi pole just hea algus, kui pead vastamisi minema USA-ga. Aga veelgi suurem probleem on vana õhuvägi, mida isegi ei hooldata. Sanktsioonide tõttu on rivist väljas umbes 400 vananevat lennukit. Neil puuduvad kaasaegsed võimed, ütleb Afterburner. Iraani õhujõududes oli kunagi 400 lennukit, nüüd on neid palju vähem. Aga see võtab asja kokku, sest isegi kui Iraani piloodid oleksid piisavalt rumalad, et proovida oma vanemate hävitajatega õhku tõusta, ei saaks nad isegi usaldada neid lennukeid, tagama seda piiratud võimekust, mis neil peaksid olema. Oli palju vihjeid, et nii läheb juba ammu enne seda, kui USA Iraani õhujõudude vastu oma tulevihma vallandas. Juba. 2022. aasta mais teatas Iran International, et Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide maht oli õhujõudude õnnetuste taga, mis olid põhjustanud mitu surmajuhtumit. 2021. aasta juunis hukkusid Iraani Desfuli lennubaasis 2 pilooti, kuna nende katapulteerimisistmed tõrkusid enne lennuki õhku tõusu. Erus olev brigaadikindral Kiumas Haiderian, kes õppis USA-s ja lendas Iraani õhujõududes enne ja pärast 1979. aasta revolutsiooni, selgitas selgelt, miks see juhtus. Õnnetusi juhtub kõikjal ja keegi pole suutnud neid nullini viia. Täielik varustus vähendab õnnetuste hulka, ütles ta. Katapulteerimisistmed võivad ilma varuosadeta ise plahvatada. 2025. aasta juuniks nimetas The National Interest Iraani õhujõude segaduseks, märkides, et Iraan tegi kõik, et hoida väheseid vanu lennukeid lennukõlbulikena, kuid need ei suudaks võistelda kaasaegse õhujõuga. Süüdi olid sanktsioonid, sest Iraan pidi hakkama saama vana lennukipargi ja lennukite hooldamisvõimetusega. Seega oli selge, et Ameerika võidab võitluse. Iraani piloodid ei lenda vajaliku varustuse puudumise tõttu. Neil polnud seda juba enne pommide ja rakettide kasutamist ning nüüd, kui Iraanile sobivad lennukid on hävitatud, pole neil seda enam kunagi. Enne USA rünnakut teatas National Interest, et vaid 50–60% Iraani 400 lennukist olid lennukõlblikud. Ülejäänud olid varuosadeks, kuna sanktsioonide tõttu pole neid mujalt osta võimalik. See oli algusest peale ebaõiglane võitlus. Aga just nii juhtubki, kui sul on peamiselt vanadest lääne lennukikeredest koosnev lennuvägi ja režiim, mis vihkab läänt. Vits, tutvu Iraani seljaga, mille on ehitanud seesama režiim, mis nüüd kokku variseb. See on nagu hammustaksid kätt, mis sind toidab. Kuna Iraani õhuvägi on praktiliselt kadunud, on Iraanil alles vaid mõned üksikud õhuvõimalused ja peaaegu kõik neist on mehitamata. See tähendab, et Iraan pole mitte ainult kaotanud miljoneid dollareid lennukikerede näol USA rünnakute tõttu, vaid peab nüüd leppima ka sellega, et on koolitanud hulga piloote, kes ei saa kunagi lendama hakata. Iraani droonid saavutavad rohkem kui nende lennukid. Al Jazeera teatel on 100 Iraani droonid sihtinud baase ja sõjalisi sõimpunkte mitmes laheäärses riigis, sealhulgas Saudi Araabias, Iraagis, Kuveidis ja Araabia Ühendemiraatides. Vene uudisteagentuur TASS vahendab väidetava mehitamata lennunduse eksperdi Dmitri Kuzjakini kommentaare, kes väidab, et majandus on nagu alati iga sõja peamine relv ja siin on see Iraani poolel. Iraan võib droonidega sõda lõputuks muuta. See on liialdus. USA kulutab Patriot õhutõrjerakettidele palju rohkem kui droonide ehitamisele. Majanduse kontekstis viitavad sanktsioonid ja USA ning Iisraeli rakettidega Iraani droonitootmise hävitamine, et Iraani droonidele tuginemise strateegia võib olla lühema elueaga, kui Vene analüütik arvab.
USAl on ju ka droonid olemas. Kui Iraani režiim jääb löögilainele ellu, saab USA vajadusel kiiresti toota kamikaatse- ja tõrjedroone, et vastulöögiks droonisõjas osaleda. Tegelikkus, millega Iraan peab silmitsi seisma, on see, et tema kaitseks hakkab aeg otsa saama. Tal on alles vaid droonid ja vähesed raketid, sest tema õhuvägi ja muu asümmeetriline strateegia USA ründamiseks on hävinud. Iraan üritab muidugi endiselt mingisugust ohtu säilitada. Kui hävituslennukid põlevad lennuväljal, lubas Iraan rünnata Euroopa riike, kui need julgevad liituda sõjaga Ameerika poolele. USA ja Euroopa teavad, et need ähvardused kõlavad üha tühjemalt. Iraan ei saa praegu ähvardusi esitada. Trumpi sõnul on kõik väljapääsud, mida USA veel hiljuti pakkus, nüüdseks kadunud. Trump ütles Iraani kohta. Nad tahavad rääkida. Ma ütlesin liiga hilja. Trump kavatseb 8. märtsil väidetavalt režiimi palvel rääkida Iraani režiimi jäänustega. Tõenäoliselt on kohal valge lipp. Kas USA võtab Iraani alistumise vastu ja kas Iraani režiim on piisavalt põikpäine, et uskuda, et saab veel millegi üle kaubelda, selgub nädalavahetusel. Iraan jätkab ähvardusi. Aga millise jõuga? Kindlasti mitte õhujõududega. Kui pool lennukipargist kadunud ja ülejäänud lennuk kõlbmatud, on Iraan loovutanud õhuruumi USAle ja Iisraelile vaid 24 tunniga. Iraan ei saa end isegi lohutada mõttega, et USA lasi tema lennukite pihta, valla selle ühe raketi, mis muutis õhuvõitluse igaveseks. Kuidas ta saakski? Iraani hävitajad ei tõusnud õhku. Tasub tutvuda selle raketiga. Kui soovid teada, mida USA võis või võib Iraani vastu kasutada, vaata meie videot. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show. Jälgime Iraani sõja arenguid. Aitäh vaatamast!